Kui me räägime just Karlovast, et tegelikult Tartul on ka ikkagi, nii väike ta ei ole, et seal on ikkagi oma ilmed, et Annelinn versus Karlova, 2 üsna erinevat kohta. Mis selle Karlova essents on, et kui sa selle prooviksid kokku võtta, et sinu jutust juba natuke muidugi tuleb välja, on see kogukonna teema, on ju, aga mis teeb Karlovast Karlova? No Annelinaga ei ole nagu päris aus see võrdlus, võib-olla siis Supilinnaga võiks olla Tartus teise linnaosaga, siis see võrdlus võib-olla täpsem. Ja erinevus on võib-olla selles, et tegelikult seal Karlovas on kõik põhiline eluks vajalik sul olemas selles ühes linnaosas. Et suuremates, kui sa võtad ka võib-olla siin Tallinna lähedal, peaks lausa hakkama mõtlema, et sul on oma kirik, Karlovas on neid lausa nagu mitu tükki, eks ju. Et sul on kool, lasteaed. Ütleme, et Tallinnas on need linnaosad valdavalt väga palju suuremad. Et Karlova linnaosad on väiksed. Et siis tavaliselt ei ole niimoodi, et sul oleksid kõik need asjad nagu kaetud või et oma teater, oma kunstipood, galerii, oma kõik, et see, et sul tegelikult ei olegi eluks olemiseks tarvis sealt linnaosast üldse väljagi minna. Ja samal ajal on ta aedadega, seal on õhku, seal on ruumi, seal on loodust palju. Et ma arvan, et see on midagi, mis on võib-olla teistmoodi võrreldes siis mõndade teiste linnaosadega. Ja Karlovas on, aga see on jällegi mõnes teises linnaosas ka, et väga palju sarnaseid jooni on, ütleme, Tallinna Kalamajaga. Ja nad on ka kuidagi paralleelselt, ma olen vaadanud, kuidas nad arenevad ka nagu väga-väga sarnaselt, et ma olen ka Kalamajas elanud ja on sattunud siis täpselt sellel perioodil elama, kus võib-olla ei olnud kõige turvalisem seal veel elada. Praegu on seal äge ja noortapärane võib-olla, aga seal on ka praegu veel säilinud, et Kalamaja on mõõtmatult palju suurem, kui on Karlova, on ju, et seal on veel selliseid kohti, kus ei ole minu meelest ikkagi turvaline liikuda või et sa täpselt ei tea, et kas sa tahad seal õhtul päris hilja tänaval ringi kooserdada. Aga et Karlovas on sellist boheemlaslikkust on palju ja samamoodi noori, ütleme, et Kalamajaga väga, väga palju sarnaseid jooni, väga palju sarnaseid jooni. Aga kui sa enne tõid selle näite nagu selle Tartu põhjal, siis see, mis ma olen näinud nagu siin Tallinnas on see, et midagi toimub kusagil. Ma ei tea, mingisugune festival või mingi asi. Et siis ta ikkagi on koondunud mingisse ühte kohta, on ju. Et kui sul on pöff, on ju, et siis ta on, ütleme seal kinode vahel või et rahvas liigub seal kuskilt sealt mingist ühest hotellist, on ju, nad tulevad, on ju, ja siis liiguvad seal kinode vahel. Et Tartu on nii, et kui sul on midagi toimub linnas, siis on see linn kõik sellest haaratud. Et on draamafestival, siis kõik on haaratud sellest draamafestivalist, et ta on just nii parajalt väike ja kompaktne, see ütleme selline väga hea festivali linn, et toimugu mis tahes või et sul on see armastusfilmide festival seal või on mingid mingid üritused või on nüüd see autovabaduse puieste, et siis ta tegelikult mõjutab kohe tervet linna. Ja see on see kõige suurem vahe ilmselt nagu Tallinnaga, et kui siin midagi toimub, ütleme, ma ei tea, Mustamäel või kusagil linna serva pool, et siis on see seal, siis see siinset elu väga ei mõjuta. Eesti esu.